alustame siis Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühist istungit. Ja täna me käsitleme avalikku päevakorrapunkti, mis on siis Soome ekspresidenti Sauli Niinistö Euroopa tsiviilse ja sõjalise valmiduse raporti kuulamine. Ja punkt on avalik, et seda kantakse ka üle. Ja arutelu näeb välja sedamoodi, et kõigepealt härra president Niinistö räägib raportist, siis on arutelu ja siis on kõigil poliitilistel erakondadel võimalus fraktsioonidel siis teha 2-minutiline avaldus, statement, kokkuvõtte istungi lõpuks. Kokku on meil aega umbes 1,5 tundi. Ja Euroopa Liit praegu väga palju räägib Itaalia ekspeaministri Enrico Letta aruandest palju enamat kui turg ja Itaalia ekspeaministri Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi raportist Euroopa konkurentsivõime tulevik. Et kõik tähtsad asjad, kõik on vaja teha, aga ma olen rõhutanud, et Sauli Niinistö raport üheskoos paremini kaitstud, mis on siis Euroopa sõjalisest ja tsiviil- ja sõjadusest valmisolekust ja valmisoleku tugevdamisest on tegelikult veel tähtsam ja ta ei ole otseselt ka, ei ole üleüldse vastuolus ka Mario Draghi raportiga. Ja see raport tuli välja eelmise aasta lõpus, me oleme seda ka korra käsitlenud, aga see raport on ülioluline. Mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus tungivalt oma erinõunikuks Soome ekspresidendi Sauli Niinistö ja palus tal selle raporti teha. Itaaliapärane suund räägib nagu majandusest, innovatsioonist, nüüd julgeolek, tsiviilvalmisolek tuleb meie piirkonnast ja president Niinistö raporti järgi on Euroopa julgeoleku olukord viimastel aastatel järjekindlalt talvenenud ja ta ütleb, et maailm on ohtlikum ja järjest kriisialtim ja just sellepärast me peame eurooplastena end valmis panema, et uues reaalsuses hakkama saada ja oma mugavat ja vaba eluviisi hoida ja kaitsta. Ja kõigil on oluline selle raporti sisu ja just soovitusi teada, sellepärast et Euroopa Komisjon peaks järgmisel nädalal 19. märtsil siis välja tulema julgeoleku valge paberi või valge raamatuga, mis suures osas tugineb just president Niinistö raportile. Ja mul on väga hea meel, et president Niinistö on leidnud oma pingelises ajagraafikus aega meie juurde tulla ja et me saame temaga otse esimesest allikast kõike arutada. Ja kuna täna on emakeelepäev, siis meie istung ongi meie emakeeltes ehk siis eesti keeles ja soome keeles ja olemas on ka siis tõlge, et saab simultaanne tõlget kasutada. Ja siis emakeele puhul lähemegi nüüd üle kohe soome keelele. President Niinistö, olge hea. Kiitos kovasti. Suur aitäh. Härra esimees, lugupeetud komisjonide liikmed, minu tõlkeseade ei toiminud esialgu, aga sain endagi üllatuseks aru, et siiski mõistsin, millest räägitakse. Ehk siis oleme üksteisele lähedal. Aga hästi, see raport käsitleb nii kui tsiviil-
kui ka sõjalist valmidust ja tegelikult on tegemist väga laialdase teemaga. Pandeemiast, terrorismist, sõjast räägime me siin. Samuti kliimamuutuste mõjudest ja kõiki nende muutuste jaoks peaksime me olema ettevalmistunud. Mõistetavad on just siis sõjaline valmisolek olnud meie erilise tähelepanu keskmes ja minagi räägin täna peamiselt sellest, aga ma tahaksin siiski meenutada, et me ei saa ära unustada ka keskkonna muutusi, kliimamuutusi. Kui me spekuleerime selle kohta, mida Venemaa veel võiks potentsiaalselt teha, me ju siiski ainult spekuleerime sellel teemal. Võib igasuguseid hulle asja juhtuda, aga kliimamuutuste osas me teame kindlasti seda, et halvad asjad on ees ootamast ja seepärast kliimamuutuste teemaga tegelemist ei tohiks Euroopa Liidu kontekstis ka ära unustada. Väga hästi. Minu eesmärgiks oli siis äratus kutsung saata Euroopa Liidule ja see on äärmiselt oluline. Tundub nii, et Euroopa ongi ärkamas oma vale arvamustest, mis külma sõja järgselt on valitsenud Euroopat. Need väärarvamused, et turvalisus ja rahu on enesestmõistetavad asjad ja et nende eest ei ole tarvis eriti hoolt kanda. See on olnud Euroopas küllalt üldine seisukoht, lähenemine. Nii siin kui seal ja üldiselt samamoodi. Inimesed peavad nimelt aru saama sellest, et turvalisus on kõige alus. Meil ei ole heaolu, meil ei ole tuleviku plaane ja me ei saa ka oma väärtustest kinni pidada, kui meil puudub turvalisus, julgeolek. Jos tämä ymmärretään, että turvallisuus on ja kui mõistetakse seda, et just julgeolek on kõige alus, siis arvan, et selles valdkonnas hakkab ka asju juhtuma. Kui me hindame erinevaid ohte, mis olemas on, siis tekitab ülastust see, et tsiviilelanikkonna kaitse on üsna sarnane, sõltumata sellest, kas küsimus on terrorismist, pandeemias või sõjast või kliimamuutusest. Inimestel on vaja vett, energiat, toitu ja pelgupaika ja logistika peab toimima. Muidugi, kui oht on sõjaline, siis ka sõjaline valmidus on oluline ka tervishoiu ettevalmistus, aga põhitöö on sarnane sõltumata ohust, mis tähendab seda, et tsiviilpoolel tuleb lahti lasta sellisest kitsast lähenemisest, et see on teie töö ja too teine asi on meie töö. Selline lähenemine whole of society, whole of government, mis on inglisekeelsete terminina kasutusel, ehk kõik üheskoos avatult koostööd tehes ehitavad üles turvalisust. Just selgus, et Iisraelis ei ole ka kaitsejõudude mingisuguseid piire. Seal ei ole eraldi õhujõude, maakaitset või mereväge. Kõik siis tegutseb ühe ja sama katuse all. Aga see räägib sellest, et on hea, et on omavaheline usaldus nende keskel, kes hiljem peavad vastutama. Ma rõhutaksin ka seda poolt, et seal, kus
Turvalisus, julgeolek on ühine hüve, on see ka ühine kohustus kodanikele. Kodanikud on kohustatud midagi ühise julgeolekut tagamiseks või vähemalt iseenda turvalisuse tagamiseks. Soomes olen ma sageli öelnud, et igaüks meist on riigi kaitsja, kui mitte mujal, siis oma kõrmade vahel. Millist infot inimene on kriitikata valmis vastu võtma ja milliseid teadmisi levitab edasi. Kas see on riigikaitseline töö, sest tänapäeva maailmas on väärinformatsioon samuti kasutusel relvana. Soome on kasutatud selle osalemise näitena, kuidas inimesi siis osalema kaasatakse. Meil on muidugi sõjaväekohustus ja sõjaväekohustus on ühiskonnale väga kasulik. See ei tähenda ainult seda, et noored mehed ja vabatahtlikud naised õpivad võitlema ja relvi kasutama, vaid sellel on väga suur tähtsus ka ühiskonna kokkukuuluvusele. Kui noored inimesed erinevatest ühiskonna osadest tutvuvad sõjaväeteenistuse ajal üksteisega, siis sünnib ka palju rohkem üksteise mõistmist selles osas, et me oleme samas paadis kõik siin riigis. Ja ma ei ole pakkunud välja, et riiklik sõjaväekohustus peaks olema kõigis riikides olemas, sest et mõnikord võib see olla küllaltki keeruline, aga vähemalt nii palju, et võimaluste piires kaasatakse inimesi ja et riigikaitsesse kaasatakse erinevaid inimesti nii administratiivpoole pealt, kultuuri pealt, hariduspoole pealt, et inimesed teaks, mida tehakse julgeoleku nimel, teie julgeoleku tagamiseks. Ja ma arvan, et see on juba väga hea algus kaasamisele. Me peame ka mõtlema, kuidas meelitada inimesi, kas või vabatahtlikes või täielikult siis tsiviilpoole peal. See aitab samuti mõista, kui oluline on ühiskonna julgeolek ja tasakaal. Seejärel siin minu raportis ma tegelen ka üsna tundliku teemaga, mis on meie demokraatia tuum. Sellega, et me soovime indiviidile luua võimalikult vaba keskkonna tegutsemiseks ja ka kaitseme seda vastava seadusandlusega. See on üks väga uhke asi, et indiviidil on laialdased õigused. Aga probleem on selles, et pahatahtlikud inimesed võivad neid õigusi väärkasutada, saada ruumi tegutsemiseks vabalt, aga nende eesmärgid on pahatahtlikud. Me puutusime sellega ka Soomes kokku, kui üle meie piiride hakati venelaste eestvõttel üle Soome piiride siis immigrante suunama. Ja meil oli väga intensiivne arutelu, kas võiks piiri sulgeda, sest saabujad teatasid, et nad tahaksid lihtsalt taodelda turvapaika ja see on üks üksikisikute vabadusi siis saada põgenike staatus. Ja arutelu oli tõesti väga intensiivne, kas oleks võinud piiri kinni panna või mitte, kuna see piirab indiviidi õigusi, aga
ma kahjuks arvan, et kusagil seal Kremlis mõeldakse selle peale, et kuidas sundida mingi riigi valitsust oma kodanike õigusi piirama. Mõeldakse midagi sellist, et ühise julgeoleku nimel peaksid riikide valitsused midagi piirama. Ja siis peab tõesti mõtlema selle peale, mis eesmärk on siis üldisel riigi julgeolekul versus indiviidi vabadused. Ja sellele küsimusele tõesti peab mõtlema. Meil tegelikult Soomes endiselt jätkuvad arutelud selle kohta. Ja et on tegutsetud ka Soome seadusandluse vastu, kuna on soovitud tagada üldine julgeolek. Ja nii nagu ma väitsin, ma üldse ei imestaks, kui Kremlis just seda sorti tempude peale mõeldakse. Me elame samuti tehnoloogia kiire arengu ajastul. Kvanttehnoloogia, kosmosetehnoloogia, kõik neid on järjest tugevamalt pildil, kui lisata ka hübriid- ja kübermaailm. Kindlasti peame tulevikus küsima, mis see relv õieti on, millega sõda peetakse, kuna uute meetoditega suudetakse üksteist siis kahjustada sama palju kui lennukite või tankidega. Ja millal siis sõjaolukord tekib? Need on olulised küsimused, millesse tuleb tõsiselt suhtuda ja selles suhtes ma näen, et see lõhe, mis on avaliku sektori ja erasektori vahel, peab tulema kitsemaks ja ühistööd tuleb teha, sest julgeoleku huvid riigisektoril ja ka erasektoril on hübriidmaailmavaatest samad. Ehk siis avalikult ja usalduslikult tuleb rääkida oma kogemustest ja vahetada kogemusi. Ma jätkan Euroopa küsimuste ja räägin single security terminist, mis on sarnane single market, ühisturu terminiga, ühisturust me räägime, aga minu arvates peaksime õppima rääkima ka ühisest julgeolekust, sest erinevad relvad, viirused või ka loodusnähtused, siis kas põud või üleujutused, nad ei tunne mingeid piire. Me peaksime Euroopas õppima mõtlema nii, et ühe Euroopa Liidu liikmesriigi probleeme või oht on oht kõigile. Mind teeb natuke murelikuks see, et kui Euroopa riigid ja riikide juhid on kogunenud NATO kokkusaamistele, siis nad ütlevad, et me kaitseme iga meetrit NATO territooriumil. Aga kui samad riigijuhid on Euroopa Liidu kohtumistel, me ei kuule seda, et meie tagame iga sentimeetri Euroopa territooriumi turvalisust. Sellist ühtset nägemust väga palju ei ole kuulda. Kui need pahad ohud, erinevad relvad, pandeemiad või loodusõnnetused piire ei tunne, siis peame me õppima neile ka reageerima ühiselt, kui Euroopa Liidu õiglaselt kohelda. Minu nägemuses on liidud ennekõike üles ehitatud selle peale, et tagatakse turvalisus ja Euroopa Liidule on see julgeoleku küsimus jäänud natukene
unustatud küsimuste hulka. Alguses loodi siis rahu tagamiseks terase liit. Ja oleks justkui mitte püha öelda Euroopa Liidu raportis selliseid sõnu, aga peame aru saama, et Euroopa Liit ei ole Euroopa, sest Suurbritannia, Norra, me kõik oleme Euroopas ja need halvad nähtused ei tunnista ka Euroopa Liidu piire, vaid meil tuleb üle-euroopalist koostööd teha. Ja nüüd siis lähen edasi natukene siis sõjalisemate teemadega, sõjalise valmiduse küsimustega. Külma sõja järel toimunud muutused on toonud kaasa selle, et Euroopal ei ole enam piisavalt ei relvi ega ka kaitsevägesid. Selline muutus on toimunud ja president Trump on selles mõttes äratuskella meil helisema pannud. Ja mõtleme praegu väga palju selle peale, kuidas NATO ka läheb. Ja minugi mõtted on ainult arvamus, aga arvan, et NATO jääb, säilib. Ja raportis ütlen ka, et geopoliitilised nähtused nagu Vaikse ookeani ja Hiina piirkonnad või seal toimub võib tähendada seda, et USA vähendab oma osalust Euroopas ja sellisel juhul tuleb meil olla võimelised, et täita kõik jäänud tühimikud NATOs. Enesest mõistetav peab olema see, et Euroopa riigid täidavad NATO põhilepingutes kirjas olevat ja see arutelu 2%, 3%. Nendest protsentidest on justkui mantra sündinud ja sama tähtis on küsida, mida nende protsentide eest on võimalik saada. Ja vähemalt praegune analüüs näitab, et küllalt suur osa Euroopa kaitsetööstuse kuludest on lihtsalt ülalpidamiskulud ja siis väga väike osa uute relvade hankimisele. Ja selles suhtes samamoodi tuleb leida uus lähenemine. Üldkokkuvõttes saaksin siiski öelda, et sõjalise poole pealt nähakse nüüd täiesti õigesti ohustsenaariume, aga kui tõenäoliselt need on, see vastus on meie endi kätes ja vastus on, et Euroopa peab väljaspoole paistma tugevana, see on kõige parem kaitsevõte. Meil ei ole kõige rohkem aega iseennast tugevana üles ehitada nii, et teised samuti seda näeksid, aga see on kindel viis rahu säilitamisele. Tänan. Ja, tänan väga, härra president, ja nüüd on hea võimalus küsida. Proua Rõivas oli, jah? Suur tänu selle põhjaliku ja huvitava ülevaate eest, härra president. Soome on tsiviilkaitses maailmameister ja eriti ehitades üleriigilist varjupaikade võrgustikku, et meie valitsus on ka praegu arutanud seadusettepanekut Eestile rohkemate varjupaikade loomiseks. Et kuidas minu küsimus on, et mis teie nõuanne on, et just seda silmas pidades, et teie olete päris suure kogemusega Soomes sellega? And you mean now, sorry, tarkoitatte nüüd... Te küsisite konkreetselt praegu siis tsiviilelanike kaitse rajatisi. Jah, varjumispaikade osas just. Yes, shelters. Tämä on
Jaa. Se on tietysti vanha perinne. See on Soomes tõepoolest vana traditsioon. Väestösuojia. Me oleme elanikkonna kaitsele panustanud teise maailmasõja kogemuste põhjal. Teisest küljest meile öeldakse, et Helsingi all Kalju pinnas on nagu juust suurte aukudega, sest sinna on uuristatud lihtsalt praktilistel põhjustel peatusi ja nii edasi. Metroopeatusi, aga muidugi on ka mõeldud, et need võivad olla siis kahte viisi kasutusel ja tsiviilelanike kaitse eesmärgil kasutusel ja et nad oleksid kiiresti kasutatavad, kui vajadus olemas. Aga ega Soome ei ole ka paradiis selles mõttes, meil on ka kindlasti küllalt parandamisruumi ja ma arvan, et kui ma ütlen, et meil tuleb rohkem tööd teha, siis tugevuseks võiks olla ka see, et me näitame väljaspoole ka, et me suudame ennast siis oma elanikkonda kaitsta. Ja, tänan väga, härra Vaga ja siis on härra Kiili, Eesmaa ja Kunnas. Aitäh ja komisjoni esimees, auväärt härra Niinisto, aitäh selle aja eest siia tulemaks ja selle väga suurepärase raporti eest ka, et ma arvan, need erinevad äratuskellad, mis Euroopal on olnud viimaste 3 aasta jooksul, teie raport on hea sisend selleks, et see äratuskell saaks ka mingi tegevuse, et me lihtsalt ei ärkaks üles, vaid me ärkaks üles ja hakkaks ka tegutsema. Aga mul on 2 küsimust, kui võib. Üks küsimus on konkreetsemalt, olete välja pakkunud ühise siis Euroopa Liidu luureagentuuri loomiseks. Kuidas te näete, kuidas see praktiliselt võiks toimida, kuidas see juhtimine ja mis nii-öelda teie vaates kõige suuremaid neid nii-öelda lünkasid see siis aitaks täita? Ja teine küsimus puudutab, teie raportis on pikalt siis räägitud suurest probleemist Euroopas, mis on meie väärt siis tarneahelate kindlus ja tarneahelat, et Euroopa Liit on väga mitmes valdkonnas siis sõltuv 3. riikidest, tehnoloogiasektoris väga palju Hiinast, aga samamoodi ka tegelikult siis näiteks pooljuhtide vaatest oleme väga siis sõltuvad Taiwanist ja siin raportis on ka ilusti välja toodud, et no me teame siis Hiina sellise vallutushuvisid Taiwani vastu ja isegi piiratud vallutus Taiwani vastu võib tähendada kuni 10% maailma siis SKT langust, et noh, ilmselgelt see mõjutaks ka väga suurelt Euroopa tegevust. Ehk siis minu küsimus siin vaates tarneahelate küsimus, et kuidas me tegelikult kui just Hiina ja Taiwani vaadata, et kuidas Euroopa Liit võiks positsioneeruda ennast nii-öelda samameelse partneri Taiwaniga koostööl tegemisel, aga samamoodi, et kuidas peaks Euroopa Liit käituma, et mitte nii samameelse riigi Hiinaga meil tegelikult seda sõltuvust oleks võimalik vähendada kriitilistes siis sektorites. Aitäh! Joo, kiitoksia. Jah, suur tänu. Tähän tiedon hankkimiseen. Teabe hankimise motiiv on see, et kui me mõtleme, et Euroopa Liit langetab otsuseid, nii nagu kindlasti Euroopa Liit teeb, ka siis keerukates olukordades, ja otsuste tegemiseks peab olema õige info, ka Brüsselis. Siin ei tehta otseselt ettepanekut
selles osas, et Brüsselis peaks loodama luureüksus, vaid et praegune tegevus kuuluks edasi arendamisele ja praegune tegevus on olnud selline, et liikmesriigid on andnud ära infot, mõni rohkem, mõne vähem ja mõni ehk hilinemisega. Usalduse ülesehitamine on siin keskne küsimus. Usalduse peab niimoodi üles ehitama, et teadmiste liikumine liikmesriigist Euroopa Liidule paraneb ja siis vaadata sammhaaval edasi, kuidas edasi liikuda. Ma tean, et eurooplaste luure ametnike hulgas on ka kahtlusi üksteise osas mingil määral. Ja selles kontekstis veel kord on usalduse sõna väga oluline. Aga jällegi pidage meeles seda, et kui Brüsselis peab langetama keerulisi otsuseid, siis info peab olema võimalikult kõrgetasemeline. Mis aga puudutab Hiinat ja Taiwanit, siis raport õieti ei võta mingeid seisukohti geopoliitika osas, aga minu enda mõtetes on see, et me peaksime mõtlema ka Hiina huvide peale. Ja see on seotud ka Ukraina olukorraga. Ma olen nimelt mõelnud nii, et ja tõepoolest Hiina toetab Venemaad, selle me mõistame hukka, aga Hiina huvides on vaevalt see, et Euroopa suuresti laiani laguneks. Sellepärast, et Hiina müüb siia palju kaupa ja Hiina peamine siseriiklik eesmärk on ühtekuuluvust säilitada ja teha seda majanduse kaudu. Ja majandust peetakse ülal meile kaubamüügi kaudu. Kui Euroopas on mingid segased olukorrad, siis see tähendaks Hiinale suurt kaotust. Ja seetõttu jõuan ma välja teatud tasakaalupunktini mõeldes Hiinale ja meil tuleb siis võtta neid arvesse, aga neil ka meid arvesse, arvestada sellega, mis Euroopas toimub. Ja õnneks on siin ka vastastikust sõltuvust, mitte ainult Euroopa tehnilist sõltuvust Hiinast. Ja mis puudutab pooljuhte, siis tundub nii, et vähemalt on taotlusi hakata neid tootma ka mujal. Jaa, tänan väga, härra president, härra Kiili, härra Kunnas ja see on mina ja Vesipula ka, palun, jah. Härra president, aitäh, väga hea raport. Ja tuleb teiega täiesti nõustuda, et turvalisus on meie ühine hüve. Et see turvalisus, ma usun, et Euroopa Liidus ei ole selles osas lahkarvamusi. Me oleme kõik ühel joonel. Aga oht, mis turvalisust ohustab, seal paraku meil tõenäoliselt konsensust ei ole. Oht, mis on vaenlase kavatsus, tema võimed ja talle pakutamad võimalused, siin on ikkagi Euroopas lahkarvamused päris suured. Või tunnetus, pigem mitte lahkarvamused, vaid tunnetus on erinev. Mida me peame tegema, et tõlkida täiesti teise kultuuriruumi arusaamad meile arusaadavasse keelde. Aitäh.
Kiitos, olete Suur aitäh! Teil on täiesti õigus. Eurobaromeetris on uuritud inimeste muresid Euroopa erinevates osades ja ei ole üllatus, et mida lähemal Venemaale riik asub, seda suurem on siis relvastatud konflikti oht. Ja mida kaugemale see jääb, siis peetakse majandusküsimusi ohuks või ka kliimamuutustega seonduvat. Ja on täiesti õige, et me mõtleme Euroopas julgeoleku küsimustest erinevalt või tunneme ohtusid erinevalt. Ma hiljuti viitasin sellele, et ma tahaksin kasutada terminit single security ehk ühtne julgeolek. Ehk me peaksime Euroopa Liidus mõista, et ühele riigile keskenduv oht on ka Euroopa Liidu oht. Ja kui kusagil tabab keskkonnamuutustega seotud oht, näiteks metsad, tulekahjud või üleujutused, me olemegi üksteisel abis käinud. Või kui ähvardab vaenlane, siis see on Euroopa Liidu oht. Aga on vaja nägemust ja me peame Euroopa Liidus küsima iseendalt, kas meil on seda piisavalt. Kas oli jätkuküsimus? No põhimõtteliselt küll, jah. Ja siis ma enam rohkem ei kuritarvita seda oma küsimust. Et no põhimõtteliselt peaksime me ju tõenäoliselt siiski lahti mõtestama seda, mida härra Putin ütles ju Müncheni konverentsil. Ta ju pakkus meile välja selle tegutsemismeetodi ja tema tegutsemismeetod on lihtne. See on asümmeetriline, intellektuaalne üleolek ja odav. Kas me oleme tegelikult ka Euroopa Liidus või kas Euroopa Liidus on üldse sellist kehandit või arutelu toimunud, et mõista just seda sama definitsiooni, et saada aru täpsemalt. Täna meil ei ole enam ju rinderiike, sest kõik tänu tehnoloogia arengule on rinderiigid. Et kas äkki peaks ka sellise arutelu käivitama? Aitäh. Ja faktilise märkusega olgu öeldud, et Putin on ikka rohkem seltsimees kui härra, aga olgu peale. Niin eivät ohjukset tunne rajoja. Jah, ega relvad ei tunne riigipiire ja hübriidsõja vahendid on sellised, mida me praegu võib-olla ei oska veel ettegi kujutada ja kübermaailmas võib toimuda rikkumisi ükskõik kus kohas. Siis sõnum minu arvates peaks saama üle korratud mitmel korral, et me oleme Euroopa Liidus ühtsed või siis ei ole ühtsed. Ja kõigi huvi on lõppkokkuvõttes see, et Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid on ohutuskohas. Olen kunagi esitanud sellise küsimuse, kui Soome veel ei kuulunud NATOsse. Küsimus oli Euroopa. Soome ei olnud veel siis NATO liige ja küsimus Euroopa juhtidele oli, et mis saaks, kui rünnataks mõnd riiki, mis NATO riik ei ole. Euroopa Liidu olemus kuulub muidugi ka see, et kogu territooriumist tuleb hoolt kanda. Ja, tänan, härra Eesmaa.
Ja aitäh, härra president, suurepärase raporti eest ja on väga hea meel, et see raport on juba pälvinud küllaldast rahvusvahelist tähelepanu ka kõige kõrgemal tasandil. Oli huvitav lugeda teie mõtteid selles suhtes, milline on tänapäeva maailm, kui vaadata kõige kõrgemate tehnoloogiate tasandilt. Ja eriti muidugi meid huvitab, milline on tulevik, kui me räägime tehisarust. Te kasutate sellist mõistet nagu ühine turvalisus ja samas ka igaühe turvalisus. On juba praegu selge, et juba täna on mõningates riikides võimalik osta AI sekretäri teenuseid, see maksab umbes 20–25 000 eurot, kusjuures siis see tehisaru teeb sinu eest ära kogu töö. Kui ma tahaksin näiteks sõita Tallinnast Helsingisse, siis ta muretseb mulle piletid, paneb kinni hotelli, võtab raha minu pangaarvelt ja nii edasi. Milline on tulevik selles mõttes, kui me räägime isiklikust turvalisusest? Ka seda hakkab suhteliselt varsti tagama tehisaru. Kes kontrollib tehisaru, kui pahad inimesed, nagu teie ütlesite, on suutelised ka seda tehisaru, keda meie peame neutraalseks, parimate valikute valijaks tegelikult mõjutama. See on tõesti täiesti uus maailm. Hyvin mielenkiintoista. Valitettavasti minulla ei ole. Väga põnev küsimus. Kahjuks mul ei ole mingit ühest vastust. Ja ei mina ega vaevalt ka keegi teine suudab ette kujutada, milline maailm saab olema, kui tehisaru ja kvanttehnoloogia täisvõimsusel tegutsevad. Ja vähemalt julgeoleku vaatevinklis tekib siin üks probleem, mis juba hübriid- ja küberpoolel on näha. See on see, et kui püüad end kaitsta, siis on see väga nõudlik tegevus, sest tuleb mõelda kõigile aspektidele ja rünnata on palju lihtsam ja rünnataval on lihtsam üks nõrk koht üles leida. Ja kui peaks juhtuma nii, et tehisaru hakkab kaitsma meid ja keegi teine tehisaru siis ründab, tekib tehisarude võitlus. Need on sellised küsimused, mis loodetavasti äratavad palju arutelusid ja uuringuid ja küllap ka otsuseid. Muidu juhtub nii, et inimkond arendab liiga targad süsteemid välja, iseenda jaoks liiga targad süsteemid. Ja tänan, härra president, härra Kunnas, palun. Ja aitäh. Herra presidenti, käytte nüüd teda ainult kerdust. Härra president, ma kasutan seda unikaalset võimalust rääkida emakeelepäeval oma emakeeles. Võib-olla sellist võimalust ei teki enam mitte kunagi. On selge, et Euroopa riikide kaitseväed on liiga väikesed, reservid on liiga väikesed ja personalikuludele läheb pool või rohkemgi kogu kaitse eelarvest. Ja te olete nii targalt siin teinud ettepaneku, et riigid võiksid kaaluda siis ka sõjaväeteenistust kaitsevägede tugevdamiseks. Kuidas riigid on sellesse suhtunud?
ja kas on selliseid riike, kes oleks valmis seda teed minema? Minulle üllätykseksi. Olin üsna rõõmus, kui kuulsin sellest, et Saksamaal nüüd räägitakse sellest võimalusest tulla tagasi kohustusliku sõjaväeteenistuse juurde. Ja sõjaväekohustus on siiski paljudes riikides täiesti võõras arusaam. Ja seetõttu tasuks minu nägemuses ka igasugust osalust arutada kohustusliku sõjaväeteenistuse asemel, kui see ei ole võimalik, siis pakkuda võimalust vabatahtlikult seda teha. Soomes on naistel see võimalus ja seda ka kasutatakse. Aga riigikaitse eeldab ka palju muud. Ja see eeldab ka tsiviilkaitse, elanikkonnakaitse olemasolu. Kui me saaksime selle poolele näiteks haiglates teeninduse või logistikasse inimesi, kõik see oleks väga kasulik ja nii nimetatud tsiviilteenistus samamoodi, mis siis sõjaväeteenistuse kõrval on Soomes võimalik siis ka nemad võiksid osaleda. Igasugune osalus on minu arvates äärmiselt oluline ehk siis julgeolekutegevuste juures. Aga kohustusliku sõjaväeteenistuse asi võiks positiivsemalt areneda. See tähendaks ka seda, et Euroopal oleks sõjaolukorras olemas reservid. Meil on sõjaaegne tugevus 280 000 Soomes ja see on rohkem kui Hispaanial ja Itaalial kokku. Neil on aga elanikkonda kokku palju rohkem. Ja, tänan härra president, et nüüd oli minu järjekord küsida, siis on härra Sibul ja härra Kunnas uuesti. Ja, et sõjapidamine tundub olevat väga lihtne, ehkki endised ja praegused kaitseväelased kujutavad seda üsna täpselt ette, aga iga sõduri jaoks on ikka sõda see tõehetk ja me üritame väga palju õppida sellest, mis praegu käib Ukrainas ja mis on juhtunud Lähis-Idas, aga ikkagi see tundub olevat lihtne, et mu lemmiktegelane ühest Soome raamatust Sõjavälja romaan ja Soomes on ta vist Tundematun sodilas, mille Väino Linna kirjutas. Andero Rokka, noorem seersant, ütles, et noorele lipnikule, kes oli sõjakoolist tulnud, et ära muretse Vänska, ta rääkis sellist Karjala murrakut, et ära muretse lipnik, et ega me siia sõtta surema ei tulnud, me tulime ikka tapma. Et see tundub, et on nagu lihtne ja me mõtleme läbi. Aga nüüd te siin oma raportis kirjutate ka hübriidsõjast või siis hübriidsurvest. Et see on see keeruline asi ja hall tsoon, et kui meie Euroopas oleme nautinud siin mõned rahvad rohkem, mõned vähem, aga ütleme 3 põlvkonda rahu, siis me tahamegi rahulikult elada ja olla õnnelikud, aga nüüd autoritaarsed režiimid ja eriti Venemaa on vähemalt oma vaimus kogu aeg sõjas. Ja see on siis infosõda, hübriidsõjavahendid, ühiskondade lõhestamine, energiataristu ründamine, näiteks mis puudutab veealust taristut Euroopa ja Skandinaavia vahel, see ei ole ainult Eesti ja Soome, on ka Läti, Rootsi, Leedu, Rootsi ja siis Kremli mõttes riigid on kogu aeg omavahel sõjas. Euroopa
riigid ja pealinnad nii ei mõtle. Ja nüüd seda äratuskella on helistatud ja siis on selle snuusnupu peale ka nagu vajutatud või et lükkame seda äratust edasi. Aga kas te oskate anda soovituse või võtta kokku soovitused siis, mis on olnud, mida te oma raportis ka soovitate, et mida selle hübriidsõja ja hübriidsurvega teha, sest tihtipeale on ju niimoodi, et ei ole võimalik tõestada, et kes täpselt kurja teeb, aga meie ühiskonnad lähevad katki ja meie ressursid, valitsusressursid ja tähelepanu on seotud. Et kas me selles hübriidmõttes ei peaks olema rohkem pehmelt öeldes proaktiivsemad ehk ründavamad. Tänan. Joo, kiitos. Jah, suur tänu. Siin kehtib ka see, et tuleb olla tugev. Peab olema nii tugev, et see on nähtav ka väljaspoole. See on sellisena juba tugev kaitse, aga hübriidmaailm on tõepoolest väga keerukas. Esiteks, katsume ette kujutada, mis kõik võib juhtuda ja siis katsume üles leida, kes on tegija. Väga raske on tegijale osutada. Me raportit koostades mõtlesime väga sellele sõnale, mis on inglise keeles outsmart, ehk tuleb olla nutikam. Teiste sõnadega tuleb luua süsteemid, mis oskavad vastata rünnakutele ja ka üles leida ründajad. Ehk siis paremini tuleb osata näidata tegijale. Siis veel üks keerukas küsimus on see, et kas peaks omalt poolt tagasi ründama. Meie õigusriigi põhimõtted on selle vastu. Aga vastukaaluks on see, et heaga alati ei ole võimalik paha võita ja pahale tuleb vastata siis tugevusega. Ma märkasin üht detaili infost, mis on pärit USA-st. Seal mingil ajahetkel räägiti sellest, et USA loobub kübermaailma vastu tegevustest või meetmetest. No kas ta nüüd loobus või mitte, see ei ole selle tähelepaneku keskne küsimus, aga USA erinevalt Euroopa süsteemist arvatavasti ka teeb vasturünnakuid ja sellest võimalusest peaks minu arvates oskama rääkida ka Euroopas. Tänan väga, härra Sibul, palun. Aitäh, austatud president, selle aja ja raporti eest. Te kirjutate oma raportis, et meil siin Euroopas meie hirmud, tegevused ja arusaamised sõltuvad meie nii geograafilisest asendist kui ajaloolisest kogemusest. Et mul on küsimus, kuivõrd teie kogemusest lähtuvalt, eks ju, nii-öelda pikalt poliitikas, et kuivõrd mõistlikud on üldse meil need ühetaolised eesmärgid, mida me seame näiteks riigikaitsekulude osas, mida me teame, et mida siiamaani ei realiseeritud, nüüd me seame uued ühetaolised reeglid, et kuivõrd need on üldse mõistlikud ja mõistetavad või ka vajalikud, või peaksime me Euroopas mõtlema hoopis riikide põhiselt individuaalsete eesmärkide peale, et olla koos tugevamad ja kindlamad, et omi eesmärke seada. Aitäh. Meil on Euroopas olnud
Pandemia oli ohtlikke olukordi. Pandeemia näiteks oli üks selline olukord, millele reageeriti ühiselt, ühiskoos. Ja reageeriti nii, et mõned maksid kinni teiste kahjumit ja Soomes äratas ka kriitikat. Aga tegemist on ühise vastutusega. Ja teatud määral peab ka välisjulgeoleku osas ühtset vastutust tunnetama, kui on tegemist sõjalise ohuga. Ja see puudutab ka teisi ohte. Kui nüüd mõõta seda, kas sellel liidul, Euroopa Liidul on ühisvaimu olla liit, olla üheskoos. Kaiken lisäksi on niin, että niin kuin tästä lisaks kõigele on nii, et nii nagu selgub ka hübriidarutelude põhjal ja tehisaru kindlasti toob selle veelgi rohkem esile, et ega oht ei ole suunatud ainult Venemaa naabritele, ka raketid lendavad kaugele. Aga hübriidrelvad jõuavad veelgi kaugemale. Sellest seigast arusaamine on veelgi olulisem. Ja lõppkokkuvõttes on küsimus sellest, et kas me tunneme, et me asume piirkonnas, kus valdavaks on single security, ühtne julgeolek, ühtne turvalisus, oht ühele on oht kõigile. See on selline pikaaegne küsimus. Ja, tänan härra president, härra Kunnas, palun. Joo, minun toinen kysymys ei kosken suoraan. Minu teine küsimus ei puuduta otseselt raporti sisu, aga Balti riikides ja Poolas arutatakse praegu Ottawa lepingu üle ehk siis jalaväemiinide lepingu üle. Minu küsimus on, kuidas me võiksime sellesse ohtu suhtuda. Kuidas me saaksime kõige paremini seletada Lõuna-Euroopa riikidele või Kesk-Euroopa riikidele, et see ei ole mingi küsimus. Nyt hallitus. See on selline küsimus, mida Soome valitsus kindlasti ka praegu arutab. Ja mul on väga raske mingit arvamust välja öelda küsimuse osas, mida alles arutatakse. Aga ma ütleksin küll, et võiks ju kergesti oletada, et mujalt ei kostuks suuri siis proteste selles osas. Ja, tänan härra president, härra Vaga ja siis on proua Revas. Aitäh, härra esimees, härra president. Teie raportis, aga ka järgmisel nädalal avalikustatava siis Euroopa Liidu kaitsevalge paberi üks selline konkreetsemaid ettepanekuid on, et liikmesriikidele, et nad peaksid tegema rohkem kaitseotstarbelisi ühishankeid. Ühishangete muidugi suur pluss on see, et saad juba mahu pealt, tõenäoliselt hind tuleb alla, aga kas te näete, et võiks olla veel lisaks mingi nii-öelda motivatsioonipakett liidu poolt, et siis motiveerida liikmesriike tegema neid ühishankeid, sest kahjuks näeme, et viimastel aastatel pigem riigid seda võimalust väga palju ei kasuta. Aitäh! Kyllä
Täiesti õige. 3 motiivia. Tegelikult 3 motiivi. Üks, mille te juba nimetasite, ühishanke kaasab suuremaid koguseid ja see on odavam. Teine aspekt on see, et meil on Euroopas väga erinevalt asjad korraldatud ja ühishankeid korraldades tagatakse see, et vähemalt need, kes ühishankes osalevad, on sarnases süsteemis ehk nad suudavad üheskoos tegutseda. Ja 3. aspekt on see selline tegevusmotiiv, et kui soovitakse ühishankeid läbi viia, siis Euroopa Liidul hangetest teatud osa tuleks osta Euroopa tootjalt. Ja see samuti ühishangete puhul oleks üks aktuaalne küsimus. Ja tänan, härra president, proua Rõivas, palun. Ja aitäh. Me kindlasti kõik mõistame, et tänases julgeoleku olukorras on meil vaja panna suurt rõhku kogu Euroopas, et välja töötada ja toota tipptasemel võimeid ja palju kiiremini, kui me seda oleme kindlasti täna teinud. Kuid teie raportis on ka kirjas, et nende võimelünkade kiiremas korras kollektiivse tegevusega parandamine on nagu takerdumas. Et kas te äkki palun pisut avaksite, et mis need peamised põhjused teile näivad ja et kas siis tuleks näiteks luua mingi täiesti uus rahastussüsteem, et neid lünki täita ja rahastada ning kas me peaks arutama ka Euroopa Liidus riikide suuremat panustamist Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse? Aitäh. Kyllä. Jah. Minulle tarjoti eräänä ratkaisuna. Mulle pakuti välja lahendustena erinevad siis rahastusskeemid ja need hakkavad toimima alates 28, aastast 28. Ja siis küsimus veel lisafinantseerimisest, kuidas seda teha. Muidugi lisandub sellele veel ka USA surve tõsta kõrgemale NATOs osalemist 2%. Ja kindlasti pingelised arutelud jätkuvad, et ka täidetaks seda, mille osas on kokku lepitud nüüd siis praegu 2% või ka suurem määr riikide eelarvetest. Kuidas riigid sellesse võivad suhtuda? Kas siis iga liikmesriik võtab laenu? Ja kindlasti nii juhtubki, et eelarvepõhist rahastust kasutatakse, aga on arutatud ka ühise laenu võtmist. Natukene samamoodi nagu COVID-i siis haavade lappimisega seoses. Vähemalt minu aru saamist mööda siis peaks olema ka ühine laen NATO osalemise protsendi tõstmiseks. Ja räägin natukene ka Soome kontekstist. Meil kritiseeriti väga seda COVID-i aegset laenu. Ja tundub, et on nii, et kõik suuremad parteid on juba öelnud, et viimast korda teeme sellist asja. Aga riigikaitselaen siiski satub hoopis teise
teiste arvamuste alla, sest Covidi puhul oli laenamises olukord selline, et laenati ja mõned maksid, mõned said. Aga nüüd siis sõjalise laenu puhul on olukord teine ja näiteks raketikilp võiks olla selline küsimus, mida ühiselt rahastataks. Sest ükski riik üksinda ei suudaks seda Venemaa piirile ehitada, piir on liiga pikk, aga siiski võimalikult täiuslikult seda piiri kattev kilp. Ühislaenu võtmine droonide tõrjumise maailma võimaluse loomiseks. Selleks võiks laenu samuti kasutada. Ja on ka viidatud sellele, et meil ju on ühine pank, kus meil on suhteliselt palju raha. Soome osa on siis Euroopa investeerimispangas umbes 3 miljardit ja et võiks ka see pank seda sõjalist laenu, sõjaliste projektide laenu anda. Aga ilma majanduslike ressursside kaasamiseta Euroopa kindlasti ei saa näidata ennast tugevana, nii et siin tuleb ressursse leida. Ja, tänan härra Raidma, härra Tamm ja härra Arhiipov oli siis. Aitäh ja omalt poolt ka suured tänud selle mahuka töö eest. Ma puudutaksin nüüd selles julgeolekus seda tsiviilvalmiduse poolt ja Euroopa tasandit, et elanikkonnakaitse, siis ingliskeelses mõistes civil protection, on oma arengus siis küllaltki hästi edasi läinud ja on tekkinud ressursid ja riikide teineteise toetamine erinevates kriisiolukordades, välja arvatud julgeolekukriisid. Ja sinna pole veel jõutud, kuigi tunnetus on, et see on küllaltki oluline teema, kui me räägime tsiviilturvalisusest ja julgeolekukriisidest. Nüüd, kus on uus julgeolekukeskkond, on jõudnud ka Brüsseli koridoridesse arutelu, et peaks looma siis tsiviilkaitse kehandi Euroopa tasemel, ehk siis civil defense pool. Et minu küsimus on milline tunnetus on, et kas järsku me ei killusta oma ühist mõtlemist ja ressursse, kui me hakkame Euroopa tasemel vaatlema eraldi seda tsiviilvalmidust nii tsiviilkriisis kui siis julgeolekukriisis ja milline on jah teie tunnetus, sest tegelikult on muutunud ka kergelt selline üldine paradigma, et alati kui tsiviilkriise planeeriti ressursse ja alati oli sõjaline ressurss see, mis tuli ju appi, kui on väga raske olukord. Täna seoses julgeolekumõõtme lisandumisega on see paradigma täiesti muutunud, ehk siis seda ressurssi ei ole tsiviilmaailmas elanikkonnakaitse suunas kasutada sõjas. Eks ka siin on nagu sellised täiesti uued muutused ja Euroopal peaks süvenema roll teineteise aitamisel, just katmaks ka seda tühikut. Siis tarkoitatte jotain erillistä. Te mõtlesite siis tsiviilvalmiduse süsteemi, mis oleks teistmoodi, mitte siis sõjaline tsiviilvalmidus või sõjaline valmidus? Jaa, see on üks osa ju laiapindsest riigikaitsest, mis moodustab nii sõjalise kaitse kui teisalt kogu meie elanikkonnakaitse nendes sõjalistes kriisides. Ja meie võimekust ja meie võimekuste jagamist siis Euroopa tasandil ja teineteise abistamist, mis täna on tegelikult vaakumis. Siis myöskin raportti
Raport keskendub küllalt palju ka tsiviilkaitsele, elanikkonnakaitsele, kuidas eriolukordades, erinevates ohuolukordades elanikkonda kaitstakse. Minu arvates Euroopa Liit on selles ja Euroopa riigid jõudnud kaugemale kui julgeoleku poole peal, sõjalise poole peal. Näiteks siis metsapõlengute või ka üleujutuste puhul. Neid asju on tehtud koos ja neid jaoks on juba olemas mehhanisme, mis automaatselt võetakse kasutusele. Aga selles mõttes, selles osas ei ole mured nii suured kui julgeoleku poole peal. Nähdä tai tämän enempää tähän kysymykseen sanoa. Ma ei oska selle küsimuse osas rohkem öelda. Ja, tänan, härra Tamm ja siis härra Arhipov. Ja, aitäh, härra president. Et Eesti on veel väiksem riik kui Soome ja kuigi oleme väga tublisti oma kaitsesse ilmselt panustanud võrreldes ülejäänud Euroopaga. Aga küsimus selline, et ilmselgelt ei suuda Eesti oma kaitsetööstus tagada kõike, mida meil vaja oleks enda kaitsmiseks. Et äkki teil on mingi hea soovitus, et mida me peaksime ise tootma ja mis osas saaksime loota oma partneritele? Aitäh. En tunne ihan tarpeeksi. Ma ei tunne seda valdkonda piisavalt, aga tean küll seda, et Eesti on võtnud tehnoloogilisi lahendusi väga edukalt kasutusele ja usun seetõttu, et te kindlasti leiate selliseid palju nõudvaid tegevusi, millest te head olete ja suudate ka toota vastavaid seadmeid. Ja Eestis on ju kogu see tehnoloogia valdkond väga kiiresti arenenud. Jotain sieltä hybridi. Midagi või hübriid poole pealt, võib-olla sealt. Ja, tänan härra president, härra Arhipov ja siis härra Eesmaa lühidalt. Aitäh, lugupeetud juhataja ja austatud härra president, aitäh selle väga hea ja vajaliku ülevaade eest. Aga te täna ka mainisite omas sõnavõtus raketikilbi loomisest. Et ma ei küsi isegi seda rahastamist, sest täna oli juba nii palju juttu sellest. Hea uudis on see, et jah, mõned riigid, kes jäid maha nagu sellest panusest, suurest panusest, nagu teeb näiteks Poola või Eesti, et isegi täna juba Hispaania ütles, et ta on nõus tõstma kaitsekulusid kuni 2%-ni, mis on hea samm, aga mitte piisav loomulikult. Aga kus te näete seda kilpi, sest piir on väga suur ja raketid lenduvad ka mitte ainult üle maismaa piiri, vaid ka laevade kaudu, laevastiku kaudu ka kaugemalt, et kas te üldse näete seda tõenäoliseks sellise kilbi loomist? Aitäh. Kuten jo sanoin, nagu ma juba ütlesin, ei olisi aukuton. See kilp ei oleks ilma aukudeta. Kindlasti mitte. Ja kindlasti on piir üldiselt liiga pikk, nii maapiir kui merepiir. Aga mõtleme korraks võimaluse peale arendada välja droonide vastane kilp, et neid takistada. Ma ei tunne ise tehnikat nii palju, aga erinevaid segamismeetmeid juba kindlasti on ka kasutatud. Ja arvan, et selline kilp ehk võib-olla oleks kergem teha kui raketikilp, mis oleks siis nagu peaaegu üleni ära kattev. Ja nii nagu me oleme näinud, droonidel on olnud uskumatult suur tähtsus. Tänan, härra president.
härra Eesmaalt viimane küsimus. Härra president, ma vabandan juba ette, kui minu küsimuse algus võib tunduda liiga piltlik. Kui Sauli Niinistö oleks minu nõunik ja oleks kirjutanud sedavõrd õnnestunud raporti, mida kogu maailmas väga tõsiselt loetakse ja tehakse järeldusi, siis küsimus on see, kas Ursula von der Leyen suhtub sellesse olukorda umbes samamoodi. Yksi pulla on pöydällä, toinen jo uunissa. Üks sai on laua peal, teine juba ahjus. Jah, ma juba väga loodan seda küll. Ma arvan, et tema peas, Ursula von der Leyeni peas kogu raporti asi sündiski. Tema on julgeoleku küsimusi alati pidanud väga olulisteks. Ja see osaliselt ka on seotud tema taustaga. Ta on olnud ka kaitseminister. Ja nüüd siis meie töö läheb niimoodi edasi, et kõigepealt teeb kokkuvõtte kaitsekomisjon lühidalt ja siis on poliitilistel fraktsioonidel võimalik 2 minuti jooksul oma arvamus välja öelda, kõik, kes soovivad. Aga Leo, ole hea. Aitäh, Peeter. Püüan lühidalt teha, et mis seisus siis Euroopa praegu on. Et 30 aastat, 91 kuni 21 Euroopa sisuliselt desarmeerus ühepoolselt. Ehk siis selle tagajärjel meil ei ole piisavalt suured sõja- ja relvajõud, meil ei ole paljusid võimeid, üksusi, kõike seda, mida me praeguses julgeoleku olukorras vajaksime. Nüüd on selge, et mida siis teha. No, sisuliselt 4 aastaga tuleb ära teha 10 aasta töö ja 10 aastaga 30 aasta töö, mis on jäänud tegemata. Kui vaadata, et palju selleks raha läheb, siis lihtsalt selle mahajäämuse puhast tasa tegemine võtaks minu tagasihoidlikul hinnangul 800 miljardit kuni 1 triljoni eurot. Aga kui me tahaksime siit edasi minna, ehk siis püüda luua ka need võimed, mida meil hetkel ei ole ja milles me oleme lootnud Ameerika Ühendriikide peale, näiteks ballistilised raketid, siis avaksitega võrreldavad luurelennukid ja võib-olla mõnel enam ohustatud riigil, näiteks Poolal ka tuumarelv, siis me räägime juba summadest 1,5 kuni 2 triljonit. Ehk need summad on väga suured ja jõupingutused on väga suured, mida oleks vaja teha. On selge, et Ameerika Ühendriikide väljatõmbumine Euroopast ei alanud mitte praegu president Trumpi väljaütlemistega, vaid see protsess on tegelikult toiminud juba vähemalt aastakümne, kui mitte rohkem. Ja see tõenäoliselt ka jätkub, olenemata sellest, kes siis Ameerika Ühendriike parajasti juhib, mis tähendab seda, et Euroopa peab ennast kokku võtma. Ma ei arva seda, et NATO juhtimisstruktuuri peaks millegagi asendama, aga on selge, et Euroopa riigid, kui vaja, peavad olema võimelised ka selles võtma palju suurema rolli. Siin on positiivseid näiteid, et Saksamaa on seadnud eesmärgiks sõja kaitsejõud 485 000. Poola on seadnud eesmärgi 500 000. Kui me toome näiteks, et Soome sõja kaitsejõud on 280 000 ja meil 43 700, siis need eesmärgid tegelikult ei ole üldse veel suured. Aga on selge, et Euroopa riigid ja Ukraina koos peavad suutma tasakaalustada Venemaa ja tema liitlased, ehk siis Valgevene, Iraani, Põhja-Korea, kui need on Venemaad abistamas, nende mõju siin Euroopas. Eelmise külma sõja teatavasti demokraatlikud riigid võitsid. Nüüd on uus külm sõda on käimas ja see võit iseenesest ei pruugi tulla iseenesest mõistetavalt. Ja Euroopa peab väga palju selleks pingutama, et me järgmist külma sõda, mis karta on, et võib kesta jällegi aastakümneid, et me seda lihtsalt ei kaotaks ja et demokraatlikud riigid säiliks ja tugevneks. Tänan. Tänan ja nüüd vaatan, Keskerakond, härra Arhipov, palun. Aitäh.
Austatud härra president, head kolleegid, head kuulajad. Viimase aasta sündmused on toonud Euroopa ette mitmeid väljakutseid, mille hulgas on jätkuvalt Venemaa agressioon Ukrainas, kasvavad hübriidohud ja kliimamuutuste järjest teravamad tagajärjed. President Sauli Niinistö raport Euroopa tsiviil- ja kaitsevalmiduse kohta annab hea ülevaate nii probleemidest kui ka võimalikest lahendustest. Negatiivse poole pealt tuleb tunnistada, et Venemaa sõjaline surve Ukrainale on suurenenud, mis ohustab kogu Euroopa julgeolekut. Samuti oli möödunud aasta kliima ajaloo kõige kuumem, mis tähendab, et looduskatastroofide ja konfliktide oht suureneb. Need arengud mõjuvad meie turvalisust ning seavad surve alla nii riikide kui ka Euroopa Liidu suutlikkuse kriisidega toime tulla. Samas on positiivne, et Euroopa on hakanud üha enam mõistma julgeoleku keskset rolli. Raport rõhutab, et paljudes riikides, eriti Kesk- ja Lääne-Euroopas, on suhtumine muutunud. Kui varem peeti julgeolekut enesemõistetavaks, siis nüüd nähakse, et see vajab teadlikke investeeringud ja poliitilisi otsuseid. See on oluline, siis kui inimesed nõuavad turvalisuse tagamist, sunnib ka poliitiline tegutsemine. Kuid raport toob välja ka murekohti. Euroopa ühtsus on endiselt hapram, kui see olla võiks. Härra presidendi sõnul peab Euroopa Liit mõistma, et kui üks liikmesriik on ohus kogu liit. Raport toob esile vajaduse single security ehk ühtse julgeolekupoliitika järgele, kus kõik riigid tunnetavad vastutust terviku ees. Ühtsuse puudumine võib aga muuta Euroopa haavatavaks nii väliste kui ka sisemiste ohtude suhtes. Üks konkreetne küsimus vajab lahendamist on Euroopa kaitsemehhanismi rahastamine. Näiteks Euroopa raketikilpide loomine oleks oluline samm, kuid küsimus on, kuidas seda rahastada, kas iga liikmesriik eraldi või ühiselt. Härra Niinistö rõhutab, et sellised kaitsemeetmed ei oleks üksnes individuaalsete riikide huvides, vaid need kaitsevad kogu Euroopa territooriumi. Hübriidohtude vastu võitlemiseks on vaja paremat koostööd avaliku ja erasektori vahel. Tehnoloogia areng tähendab, et küberrünnakud, valeinfo ja muud varjutud ohud võivad tekitada suuri kahjusid, kui me neile kiiresti ei reageeri. Niinistö rõhutab, et Euroopa peab selles valdkonnas kiiremini ja otsustavalt tegutsema, et mitte jääda maha näiteks USA-st või Hiinast. Kui vaatame tulevikku, siis ideaalne oleks, kui järgmine aasta tooks rohkem stabiilsus ja vähem pingeid. Kliimamuutuste mõju peaks olema leevenemas ning Euroopa julgeolek tugevnemas. Reaalsusega on see, et geopoliitilised pinged ei kau ülejoo ning Euroopa peab õppima elama püsiva julgeolekuohuga. Kuid kõige tähtsam on see, et Euroopa mitte ainult ei märkaks julgeolekuvajadust, vaid ka tegutses selle nimel. Euroopa on ärganud. Nüüd on aeg teha otsuseid ja võtta vastutus oma tuleviku ees. Ainult nii saame tagada, et Euroopa on tugev, ühtne ja valmis kaitseks kõigi ohtude vastu. Aitäh. Ja, palun. Reformierakond ja Ravaga. Jah. Aitäh, härra esimees, esiteks tulebki tänada härra esimest selle suurepärase initsiatiivi eest, kui härra Niinistö raport välja tuli, siis teie targal juhtimisel on härra Niinistö siin kohal, aitäh selle eest. See raport on igas mõistes tegevusplaan õiges suunas, et nagu tõesti härra Niinistö ka täna välja tõi, Euroopa Liit söeliiduna loodi peaasjalikult majandusliiduna ja mille ühe kõige tugevam vundament on ühtne siseturg, aga täna mitu korda ka viitasite sellisele sõnapaarile nagu single defense, ühtne julgeolek ja ma arvan, see ongi see, mida peame nüüd oma liikmesriikide või kõiki liikmesriikidega sisustama, et ühtselt vaadatakse julgeolekuolukorda ja ühtselt sellesse panustatakse. Ja mitte ainult sõnades, vaid ka eelarvega ja see ongi koht, kus ka meie peaminister on viidanud, et veebruaris oli Euroopa Liidu esimene
ülemkogu, kus ametliku peateemana oli Euroopa julgeolek teemas. Meil on nii head ajad olnud, et me oleme kõige muuga tegelenud, nüüd võetakse julgeolekut tõsiselt ja siin mitu praktilist asja, mis peaksid ka järgmisel nädalal siis Euroopa kaitsevalges paberis olema välja toodud. Mõned on siis uued rahastusmehhanismid, et toetada kaitset, see on siis Euroopa Investeerimispanga eraldi mehhanism kaitse toetamiseks, aga samamoodi ka siis mingite kulude väljaarvestamine Maastrichti kriteeriumist, mis puudutab riigikaitset, on räägitud 1,5% kuludest, need on suurepärased arengud ja need annavad võimaluse siis päriselt lühiajaliselt kiiremini liikmesriikidel panustada riigikaitsesse, aga muidugi ongi väga tähtis, et minnakse lihtsustamise teed bürokraatia vaates, igasuguste regulatsioonide ülevaatamist, mis aitaks kaitsetööstusel Euroopas arendada ja kõige suurem tõesti arenemiskoht oleks see, kui päriselt Euroopa Liidu liikmesriigid ostaksid Euroopa kaitsetööstuse tooteid. Et see on asi, kus on kahjuks vajakajäämisid, me teame, et pea ainult 1/3 Euroopa siis kaitsehangetest tehakse Euroopa Liidu siis kaitsetööstuselt, see peab muutuma. Parim viis on seda teha ühiselt, ühishangetega ja muidugi parim viis oleks see, kui ühises eelarves, ehk siis on see ühtekuuluvuspoliitika või mingi muu teine Euroopa Liidu ühine eelarve instrument, et seal oleks sees võimalused päriselt riigikaitsesse panustada, mitte ainult siis nagu dual use ning sõjalise mobiilsuse pool, aga ka üks hetk päriselt nii-öelda surmavatesse tehnoloogiatesse, surmavatesse toodetesse. Et igas mõttes väga head arengud, mida meie Reformierakond alati nendes seisnud ja proovime neid Euroopa Liidu otsusteks pakendada, aga samamoodi ka siseriiklikult. Aitäh! Tänan ja härra Sibul ja Isamaa. Aitäh! Tänud ka minu poolt nii Euroopa Liidu asjade komisjonile ja esimehele ja loomulikult president Niinistule, et me seda saame arutada siin. Ma loodan, et täna ei ole enam ühegi Euroopa juhil illusiooni ja ta on ärganud illusiooni sellest igavesest rahuriigist, mida 80 aastat tagasi ehitama hakati ja meie teatava umbusuga 30 aastat tagasi selle ülesehitamisega liitusime, sest nii nagu me teame, see kahjuks ei õnnestunudki. President Niinistö oma raportis kirjutab, et selleks, et rahu on vaja mitut osapoolt, vähemalt 2, sõjaks ainult 1. Et see loomulikult ei tohi tähendada, et me peaksime lõpetama unistamast kriiside ja sõjavabast ühiskonnast. Loomulikult me peame selle nimel edasi tööd tegema vastavalt ja läbi mõtlema, millised on need ressursid ja võimekused, et seda saavutada. Et päästa korraga nii planeeti kui tagada oma turvalisust siin Euroopas ei pruugi olla meile jõukohane. Et sellepärast me peame tegutsema ja mõtlema selliselt, et turvalikku ja demokraatlikku paremat maailma ühiselt luua ja oma julgeolekut kaitsta. Et minu hinnangul arutelude aeg hakkab otsa saama ja meil on vaja nii otsuseid kui tegutsemist nii koduriigis Eestis kui Euroopas tervikuna. Aitäh! Tänan härra Sibul ja siis ma ise võtan sõna Eesti 200 nimel. See on suurepärane raport, 222 lehekülge. Soovitan kõigil seda lugeda. See on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehekülje pealt. Ja olen president Niinistule ka väga tänulik esiteks selle raporti eest ja selle eest, et ta leidis aega. Ja mida me peame tegema? See raport on olemas, soovitused on olemas. Nüüd von der Leyen on ka öelnud ja ülemkogul saavutati ka kokkulepe, et
et suurusjärgus 800 miljardit, millest 150 miljardit on laen, peaks saama suunatud julgeolekusse, riigikaitsesse, et kindlasti ei ole seda piisavalt, aga esimene samm on tehtud ja raporti soovitused on väga head aga nüüd me peame jõudma tegudeni, sellepärast et meie vastased, need, kes tahavad lõhkuda meie rahulikku eluviisi ja võtta meilt vabadusi, neid heidutab ainult toores sõjaline jõud. Ja me peame selle jõu väga kiiresti üles ehitama. Meil ei ole aega oodata järgmise Euroopa Liidu pikaajalise finantsperioodini, mis hakkab 2028. aastal, sellepärast et raha läheb lahti ju veel aasta-poolteist hiljem, nagu me teame, et seda raha tegelikult ja otsustuskindlust on praegu ja kohe vaja, sellepärast et Kremli režiim saab aru ainult otsustavusest ja jõust ja tema eesmärk on ikkagi lõhkuda ära meie ühtsus, et väärtustel põhinev Euroopa Liit ja NATO ei toimiks, leida üles praod ja lõhkuda see ära. Ja nagu president Niinistö targalt oma raportis soovitab, leiab ja rõhutab, me peame olema koos, sest koos me oleme tugevad. Ja seepärast me nagu poliitikud, me peame ise leidma siseriiklikult konsensuse, milles ma arvan Eestis väga suuri väljakutseid ei ole, aga me peame ka oma kolleegidega iga päev rääkima, mitte ainult Soomes ja Lätis, aga ka Küprose, Iirimaa, Hispaania ja Itaalia kolleegidega. Me peame rääkima, sest seda ma oskan kõige paremini. Poliitikud, nad ju räägivad läbi ja me peame rääkima ja peame selgitama, et see ei ole piiririikide probleem, et autoritaarsed režiimid tahavad lõhkuda ja kukutada olemasolevat maailmakorda ja me peame koos ja kiiresti tegutsema, sellepärast et kuigi õhus on kevadet, ikkagi geopoliitilises mõttes me peame panema ennast valmis, sest talv on tulekul. Ja ma lisaksin siia veel ühe mõtte ja lisan ka. See on üks Soome vanasõna, mille ma panin oma uurimustöö pealkirjaks NATO kaitsekolledžis see oli juba 10 aastat tagasi. Ja pealkiri oli lihtne. Venemaa jääb Venemaaks isegi, kui on võis praetud. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Ja lugupeetud esimees ja komisjonide liikmed, suur tänu selle võimaluse eest teiega koos arutada raportit ja kuulata teie arvamusi. See oli rõõmustav võimalus minu jaoks ja ma märkasin, et nende asjadega tegeletakse siin väga tõsiselt. Ja see on lihtsalt suurepärane asi. Tänan kõiki. Tänan väga ja sellega on meie tänane istung lõppenud. Aitäh!